Tegemist on siis viimaste aastate suurima mitmekülgsema kriisiõppusega ja enne suunatud siis nende olukordade vastu, mis võivad aset leida hübriidsituatsioonist, kus riik võib ennast leida olukordadest, kus mitu erinevat samaaegset provokatsiooni toimuvad üle riigi. See, mis siin täna lahti rullus, on siis osa sellest õppuste seeriast. Täna meie ette siis rullus vaatus sellest, kuidas kohalike elanike toel erinevad provokaatorid sulanduvad sellesse massi. On nad siis intsidendid meie piirialadel, on nad intsidendid objektide vastu suunatud rünnetes, on nad katse rünnata meie inimesi. Külastas siis Paldiski linnas ka vabariigi president. Kohal oli nii Eesti riigi siseminister kui Soome vabariigi siseminister. It is a shared responsibility. It requires cooperation. Mitmed väliskülalised nii meie lähimatest riikidest kui ka kaugematest, et meie jaoks igapäevane või tavapärane koostöö on teha kahtlemata siin Läänemeremaalsete riikidega koostööd, aga ka kaugemalt Itaalia, Tšehhi, Poola. See põhjus on üsna lihtne, et need sarnased sündmused, mille jaoks meie siin valmistume. Samade sündmuste jaoks tegelikult harjutavad ka meie naaberriigid ja mitte kellelgi meil täna ei ole illusioone selles osas, et nende olukordade jaoks ei ole vaja harjutada, et nende olukordade jaoks ei ole vaja teha koostööd ja mitte ainult koostööd oma riigi sees, vaid ka tegelikult rahvusvaheliselt, tuginedes siis just oma partneritele siis, kui kellelgi on sellel ajahetkel veidi raskem kui kellelgi teisel. Tänases julgeolekukeskkonnas, kus 4. aastat käib sõda Vene Föderatsiooni poolt Ukraina suunas, kui vaadata kõiki neid provokatsioone, mis on aset leidnud viimase 4-5 aasta jooksul nii Eestis kui laiemalt Euroopa Liidus, siis seda laadi õppused on just selle jaoks vaja, et harjutada nende olukordade jaoks. Me võime kenasti igasuguseid plaane paberile kirjutada, aga plaan paberil ei tee ise mitte midagi. Neid plaane tuleb harjutada, tuleb nendeks olukordadeks valmis olla. Kõik on sinu õlul, saad keskel. Meil oli tegelikult üks hea moment. Proovime dubleerida, loodame, et küljed kokku poolevad. Ja need annavad kätte ka meie siis kitsaskohad nii enda meie asutuses, milliseid võimed me peame edasi arendama, milliseid oskuseid me peame oma inimestele andma. Aga laiemalt, kui me vaatame ka sellesse õppusesse sisse, siis enam kui 130 erinevat riigiasutust, alates peaministrist kuni kohalike omavalitsusteni, elutähtsa teenuste osutajateni osalesid ja osalevad selle aastasel õppusel. Ja see on väga ilmekas märk tegelikult sellest, et ainult koos, riigis koos tehes, üksteisele tuginedes, üksteisega arvestades saame me tegelikult selliste olukordadega edukamalt hakkama.